tere, kallis kogudus, mina olen Karl ja tänane teema on, kui Jumal kõneleb unenägudes. Tänane kirjakoht tuleb otse kohtumõistjate raamatust, peatükk 7 ja salmid 13-15. Ja kui Gideon tuli, vaata, siis jutustas üks mees teisele unenägu ja ütles: vaata, ma nägin und ja enne üks odraleivakook veeres midjanlaste leeri, jõudis telgini ja tõukas seda. Nõnda, et see langes maha ja pööras alumise poole peale ja telk jäigi lamama. Ja teine vastas ning ütles: see pole midagi muud kui Iisraeli mehe, Joase poja Gideoni mõõk. Jumal on andnud tema kätte midjanlased ja kogu leeri. Kui Gideon oli kuulnud unenäo jutustust ja selle seletust, siis ta kummardas ja läks tagasi Iisraeli leeri ning ütles: tõuske, sest Issand on andnud Midjani leeri teie kätte. See on nii huvitav, kuidas Jumal on seadnud Kristuse ihu toimima niimoodi, et ülesannete jaotus on andide näol ära jaotatud. Ja ma mõtlen seda, et isegi kui keegi on väga hea multitööriist ja võiks teha ära kõik jutlused, juhtida ülistust, muretseda logistika ja toidu eest, juhtida palvetiimi ja nii edasi, siis Jumal tahab pigem, et me toimiksime tiimina. Ja nii on ka unenägudega. Kui on unenägude nägija, siis peab ju olema ka tõlgendaja. Mul on üks sarnane kogemus sellisest olukorrast, kus ma jagan ühte nähtud unenägu ja selle kuulaja andis sellele hoopis üllatava tõlgenduse. Ja see oli omakorda väga heaks tarkuseks mulle tulevasteks nädalateks ja kuudeks. Aga alati tasub ka otse küsida, et Jumal, mis see unenägu tähendas? Ja ühest sellisest unenäost ma teile räägin. See oli siis eelmine aasta ja ma nägin ühte väga verist unenägu. Seal oli hästi palju tapmist ja tulistamist ja see tapja ja tulistaja olin mina ise. Aga ometigi see ei olnud selline õudusunenägu, sest et ma ei tundnud mitte kordagi hirmu. Niisiis mul oli suur relv ja ma tulistasin sellega inimeste pihta. Ja mingi aja pärast ma sain aru, et ma kaitsen hoopis oma kodu. See ei näinud alguses üldse mu kodu moodi välja. Aga lõpuks ma panin mingite teatud detailide järgi kuidagi kokku, et ma olen kodus. Siis ühel hetkel ma varitsesin ühes ruumis ja ma teadsin, et mul on käes nii võimas relv, millega mind mitte keegi ei saa alistada. Ja järsku vaatasin ma oma kätte ja relva asemel oli puutoigas. Ma olin järsku relvitu ja ruumi sisenes üks valges kleidis naisterahvas. Ja ma sain aru, et mul pole isegi mõtet temaga võidelda ja siis ma ärkasin üles. Esimene asi, mis ma kohe mõistsin, oli see, et see pidi olema Jumalalt, sest et ma ei tundnud unenäos kordagi hirmu ja see oli kuidagi nii märgiline unenägu. Ja koheselt oli mu esimene küsimus Jumalale, et miks nii verine? Ja ta ei vastanud mulle kuidagi kuuldaval häälel, vaid sellisel viisil, et mul tekkis sisemine selgus koheselt. Et ma olen oma elu jooksul nii palju veriseid tulistamismänge mänginud, et ma saan ka sellise unenäoga hakkama. Mu teine küsimus kohe oli see, et mida see siis tähendas? Ma panin silmad kinni ja mu silme ette nagu veeres kirjakoht. Luuka 11:21. Ja ma ei osanud mitte kuidagi moodi nii spetsiifilist infot oodata ja ma haarasin ruttu oma telefoni ja ma läbi uniste silmade kuidagi leidsin oma piibli äppi ülesse ja kirjutasin sinna sisse Luuka 11:21. Ja sealt vaatas mulle vastu selline kirjakoht. Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus. Ja koheselt oli mu silmadest uni kadunud ja iga ihukarv mu keha peal pulksirge. See jätkus niimoodi. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis ja jagab laiali temalt saadud saagi. Kes ei ole minuga,
see on minu vastu. Kes ei kogu minuga, see pillab. Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuasaid paikupidi hingamist otsides, ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin. Ja tulles leiab ta selle pühitud ja ehitud olevat. Siis ta läheb ja võtab kaasa teist 7 vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama. Ja selle inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene. Ma sain seda kirja kohta lugedes päris mitu selgitust oma unenäos nähtule ja isegi kui ma praegu seda meenutan, siis ma mõistan mingitel uutel tasanditel selle unenäo tähtsust. Minu väljakutse täna sulle on see. Palu Jumalalt unenägu, mis sind kõnetaks ja palvetame ka koos. Aitäh Jumal, et sa kõneled meiega nii erinevatel viisidel. Ma palun, et sa annaksid meile oma üleloomuliku rahu, tundmaks ära, et mis on sinult ja mis ei ole. Ma palun, et sa annaksid meile selge mõistmise, mida oma pööraste unenägudega pihta hakata, kui sa neid meile annad. Amen.